Samblasel metsavälgutil rohtunud raja käänakul järsku kõneleb keegi. Järsku muutub silm ja kuuleb kõrv teisiti. See, mis tunnist, tunniks ei jää, sest keegi on öelnud ei kuskilt, see, mis päevast, päevaks ei jää, sest kaugelt kõneles keegi. Meie ei taipa millest, meie katsume leida sõnu ja teame, et sõnad on vari tõeliselt olnust. 50 aastat. 5 sajandi pärast on tolm kõik, mis me olnud ja öelnud, keegi ei mäleta meid. 5 sajandi pärast metsavälguti liiv, rohtunud rada on raba. Aga need, kes kõnnivad kogemata mõttetult mõeldes, ärkavad järsku nagu meie, nagu need, kes enne, kes tuhandete aastate eest hoidsid viivu, mis viivuks ei jää, vaid räägib ja tõeliselt räägib. Võib-olla meie ei jäta ehk palju sinna, mis meile ütles kõike. Võib-olla, et raasukene kindlam sündimata samm ja silm. Pisut rõõmsam naer, pisut nukram meel. Tema teab, et me elame. Temale meie pole surnud. Tema on tänulikum meist. 8. detsembril 1963. Luule tutvus algas juba algklassidest, kui mind haarati deklamaatorite hulka. Aga põhiline huvi algas Nõo koolis muidugi ja algas eelkõige inimesel, kes on seal üksi. Ja Bernard Kangro ütleb niisuguse mõtte, ütleb, et miks tänapäeval ei ole suuri romaanikirjanikke nagu Tammsaare. Ta ütleb, selle taga on väga lihtne asi. Lapsed ei ole üksi karjas. Ja see, et sa suve algusest, vara kevadest kuni hilis sügiseni olid praktiliselt ihuüksi looduse keskel, pani sinu fantaasia maailma mängima ja käima. Kui ei pannud, siis on kõik. Aga minu fantaasia maailma ja luule huvi tekitas Nõo kool, kus ühelt poolt ta oli nagu paralleelselt. Ma sattusin Tartus vana kooliõpikute autori Priidu Puussepa isikliku raamatu kokku. Ja see oli üks esimesi minu võimsaid Eesti-aegse raamatukogu elamusi. Hakkasin Tartus antikvariaatides ringi kooserdama ja Nõo kooli ma lõpetasin juba mitte küll suure, aga niisuguse luule raamatukoguga. Tahtsin kohe minna eesti kirjandust õppima. Kukkusin konkursil läbi. Läksin järelkonkursiga teoreetilisse matti ja seal ma muidugi vedasin seanahka kuni esimese eksamisessioonili ja siis anti mulle kinga, nagu tänapäeval öeldakse. Ma lootsin küll, et mul õnnestub üle minna filoloogiasse, aga see ei õnnestunud. Ja Nõukogude sõjavägi koristas mu ära ja tegelikult Nõukogude sõjavägi muutis seda asja veelgi tähendab luule huvi suuremaks, sest kuna ma ei joonud, siis mind pandi valvama mingit kauget raadiopolügooni ja ütleme sellest 700 päevast, mida kõik Nõukogude sõjaväes olijad näppudel alati lugesid, kui palju jäi veel teenida. Olin ma üksi kusagil ligi 200 päeva. Ja see oli kõik iseendale. Ma õppisin Moskvas kaugõppes ja teadusfilmide operaatoriks. Valisin looduse ja kirjanduse, ütleme minu debüütfilm Kõrvemaa sügis sisaldab endas Kõrvemaa maastikke ja samal ajal aga Anton Hansen Tammsaare mõtteid
kevadisest Kõrvemaast. Mul oli õnn, et ma olin kaamera taga, kui tehti lugu Uku Masingu abikaasast Eha Masingust. Ja need kaamera taga oldud tunnid ja tunnid Eha Masingu seltsis lihtsalt muutsid mind miskit pidi teiseks. Ja kui 10 aastat hiljem tuli minu juurde Mikk Sarv ja Raplamaal alustati Uku Masingu aastat tema 90. sünnipäeva puhul, siis olin ma põhimõtteliselt valmis Masingu filmi tegema. Miks? Mulle tundub, et ma olin millegi poolest võlgu Eha Masingule. Võlgu selle eest, mida ma tema korteris temalt kuulsin. Ja eelkõige võlgu selle eest, mida ma seal tundsin ja mida ma seal nägin. Tõelise Masingu välja koorimisega läks päris kõvasti aega. Ja kui esimene film sai valmis, ütleme, minu lapsepõlves kasutati niisugust sõna nagu lopelt kuidagi mööda minnes. Ma ei taha sellega sugugi öelda, sest kui nüüd vaadata, siis ta on pealiskaudne ja siis pärast seda ma sain aru, kuhu ma olen sattunud, millisesse supi sisse ma olen sattunud ja siis ma jooksin kinni, nii et ütleme, et esimese ja teise filmi vahe on seal 3 aastat. Aga mis veel põrgulik selle loo tegemise juures oli see, et ma pidin intervjuude kaudu, intervjuu on suhtlemine, et ma pidin intervjuude kaudu suhtlema, ütleme, ilma tagasihoidlikkust välja näitamata pidin suhtlema Eesti vaimu eliidiga. Ma vähemalt pidin küsimused formuleerima niimoodi, et see oleks filmi koha pealt huvitav ja teine on ka see, et nad ei kataks üksteist. Ma pidin välja selgitama, mis on nende osa, mis on Kaplinski osa, mis on Viivi Luige osa, mis on Toomas Pauli osa. Ma pidin iga võtte eel ennast tohutult pingutama ja samal ajal see pingutus oli mingil määral nagu tasutud selle intervjuudega. Mulle tohutult meeldib üks lõik filmis, kus vist üle 30 sekundi või 20-30 sekundi vahel, mis on filmis kohutavalt pikk aeg, Viivi Luik mõtleb. Ja siis on ta näos näha, kuidas ta kaalutleb, kuidas ta seab sõnad ritta. Ta on veel selle poolest fantastiline intervjueeritav, et ta räägib peaaegu puhtat kirjakeelt. Ja siis, kui ta hakkab, siis see on perfektne. See on see, mida ta tahtis öelda ja mis sinna filmi ka läks. Ja teiselt poolt seal kusagil kogu aeg filmi juures kajab, minu jaoks vähemalt, seesama Eha Masingu, juba peale tema surma kajab see Eha Masingu, jutt, mis ma tunnen, et seal taga on pisarad, et ta on nii raisatud, ta on nii raisatud, ta on nii raisatud. Inimesed satuvad Masingu mõju alla ja ma ütleks, et kui ma lõpetasin Masingu filmi, ma olin hoopis teine inimene, kui ma seda alustasin. Ja Masing ei ole lõppenud, Masing jätkub ja ma väga loodan, et enne surma Eestimaale saan ma ära tehtud ka filmide seeria Arbujatest.
sest kunagi ammu sai tehtud üks väike film Betty Alverist Paul-Eerik Rummo stsenaariumi järgi ja sai isegi seda Betty Alverile näidatud ja siis sai tehtud film, mis mulle tundub, et ma võiksin selle puhul saba rõngasse tõmmata, on Mälestus sinistes kildudes Bernard Kangro. Et Kangro jättis mulle Paguluses kõige võimsama mulje koos Raimond Kolgaga. Inimesena, loojana ja üldse niisuguse, Kangro on, temaga rääkimise võimalus, ütleme nii, ütlen mina, et see on mu elu üks tipphetki lihtsalt. Ja praeguseni palju aastaid peale surma ma ikka mõtlen korra või 2 kuu jooksul, kurat, seda oleks pidanud Kangro käest küsima. Et ma olen jõudnud mingites mõttekäikudes sinnamaani, et mul puudub tõestusmaterjal arbujatega seoses. Arbujaid on 9, ütleme 8 arbujat pluss Ants Oras. Et seda, ja mis selle arbujate filmi juures või tulevase filmi juures on kõige põnevam. Ma olen alati teinud filme 1, aga seal on 9 ja ma juba sügelen selle peale, et kuidas näidata inimeste vahelisi suhteid ja kuidas seda ekraanil näidata ja mismoodi neid asju kõiki kokku viia ja et sellest saaks ütleme niisugune film, mille puhul võiks 1 sabarõngast tõmmata. Aga kui me ennast kiitmast ei väsi, siis ka 2 sabarõngasse tõmmata.